kas sa arvad, et see? jah, ma ise seal praegu töötasin, aga natuke liigutame. Tõmbame väikse hinge, see on kergem jälle edasi. Väikse hinge.
vanem, kas sul kohtasid siia kooli, et mõtlesid, et mis selle halvab kõik on piima. Isegi Karl tuleb, et sa lihtsalt oled maad tekki. Mul oli see õhtu sõva ja mõtlesin, et mis käib kussi läheb. Kas rahvas on vist sõnad, et ei heli või ei ole? Ja see sõva. See sõva on Ei puudutas Mina mängin teile täna 2 prelüüdide tsüklit. Esimene neist on Aleksandr Skriabini noorema põlve teos Opus 11. See on tegelikult 24 prelüüdi. Mina mängin sellest teise poole 12 prelüüdi. Prelüüdid on tal kirjutatud kõigis helistikkudes, nii nagu tema suurel eeskujul ka Chopinil oli samasugune tsükkel ja lähevad kvindiringis, nii et praegu mina alustan Kes-tuurist, S-mollist, siis D-tuur, V-moll ja nii edasi, kuni järjest vähemaks lähevad B-mollid, nii et lõpuks on F-tuur ja D-moll.
Ja nüüd üks teine tsükkel prelüüde, Eduard Tubin, 7 prelüüdi aastast 76. Tubin oli sündinud 1905 ja suri 1982, nii et see on päris vanamehe prelüüdid. Need olid noorest käepilni kirglikud prelüüdid. Nüüd tulevad vanamehe elu näinud, elus head ja halba kogenud mehe prelüüdid. Ma mõtlen, Tubinal oli nagu terve loomingu jooksul mitu suunda tal oli. Ta püüdis ühest küljest kirjutada Eesti muusikat, eestilikku muusikat. Teist küljest ta püüdis kirjutada väga rahvusvahelist, internatsionaalset muusikat. Ja kolmandaks ta püüdis kirjutada väga isiklikku muusikat. Ja just nendes prelüüdides on haruldasel kombel need 3 suunda kõik järsku korraga olemas. Väga isiklikud, väga eestilikud ja väga internatsionaalsed.